Ma mõtlesin sellele pealkirjale, mis võiks olla minu sõnum ja panin selle kirja niiviisi. Kelle käsi tõuseb volikogus homme loodus- ja kultuuriväärtusi ignoreeriva ja ekspertide seisukohti eirava üldplaneeringu kehtestamiseks. On väga kummalised lood, et mitte öelda karmimalt. Kummalised lood infoga, mida abilinnapea Reno Laidre muudkui edastab linnavolikogule. Edastatava info on muidugi ette valmistanud linnavalitsuse osakondades töötavad pädevad ametnikud. On küsitav, kas niisugused infod on koostanud tõesti pädevad, kõrget professionaalset kompetentsi ja laia silmaringi omavad ametnikud või täidavad nad kinnisilmi poliitilisi suuniseid, unustades professionaalsuse, unustades isegi põhiseadusesse kirjutatud põhimõtte, mille kohaselt, tsitaat, igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda. Kas ametnikud ja poliitilised abilinnapead on unustanud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse sätte, et tsitaat, igaühel on õigus tervise ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale, millega tal on oluline puutumus ja see puutumus on kodu lähedal, linnaosa sees, linnapiirkonnas, see on park, mida kasutavad mitme linnaosa elanikud. Linnakeskkonnas, nagu on Tartu linna tiheasustusala, tuleb elanikele tagada parkide ja muude kõrge loodusväärtusega rohealade säilimine. See on vajalik tervise ja heaolu vajaduse tagamiseks elukoha lähedal, igapäevaselt, lühikese jalutuskäigu 5-10-15 minutit kaugusel. Kas ametnikud ja poliitilised abilinnapead ning linnavolikogu liikmed on unustanud planeerimisseaduse põhisätte, mille kohaselt planeeringuga tuleb luua eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi. Väärtusi säilitada on odavam ja kulutõhusam, kui neid pärast püüda taas luua. Kas ametnikud ja poliitilised abilinnapead on unustanud planeerimisseaduse sätte, mille kohaselt detailplaneeringu koostamine on kohustuslik olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga. Süku on kahtlemata olulise ruumilise mõjuga ehitis, kui sinna ehitatakse korruste kaupa maa alla parklaid. Detailplaneeringut pole tehtud, aga juba on asutud arhitektuurivõistlust ette valmistama. Ma ei tahaksin pikaks minna oma sõnavõtus, me kõik vajame koju puhkama minekut. Juhin veel tähelepanu sellele, mida kirjutas riigihalduse minister 20. septembril oma kirjas, mille teema oli Tartu linna üldplaneeringu heakskiitmine. Tuli jah sealt pealinnast formaalne üldplaneeringu heakskiitmine, aga selle kirja teksti sees on, see on väljavõte nüüd, üldplaneeringust ei ole leitavad üldised tingimused kliimamuutustega arvestamiseks, vaatamata sellele, et KSH aruanne deklareerib kliimamuutustega kaasnevate teguritega arvestamist. Kliimamuutustega arvestamise käsitlemisel jäävad kesiseks rohefaktori, rohevõrgustiku ja tänavahaljastuse osad, kus vääriks enam väärtustamist ka lahutamatu elurikkust kandev osa avalikus ruumis. Alleed, tänavapuud ja muu selline, loomulikult pargid kaasa arvatud. Toodud teemade käsitlus puudub ka kaardirakenduse üldistes ja kohapõhistes maakasutus- ning ehitustingimustes. See võib muuta keerulisemaks üldplaneeringu rakendamise
detailplaneeringu koostamise ja projekteerimistingimuste andmise juures. No millest me räägime? See üldplaneering tahetakse homme kehtestada. Me oleme mõelnud ühe pöördumise saatmise peale täna kuulatud ekspertide aruannete, ekspertide ettekannete põhjal ja oleme koostanud ka ühe drafti. Ja kui te nüüd leiate, et pöördumine oleks ja tuleks välja saata, siis annaksime Kalev Sepale, Looduskaitse Seltsi esimehele selleks volitused. Ja mul on ta siin olemas. Võib-olla sa ise nüüd loed edasi. Et kui keegi tahab lugeda, mul lükkisid välja ka mingi 10 tükki vähemalt. Jah, anna palun. Keegi tahab